Hei kõigile, olen Maarja ja endiselt täis sära. Aga nagu ma ütlesin, et iga päev on pidupäev ja oleneb, kuidas pidu panna, siis täna hommikul ma tegin silmad lahti just see kell, kui ma pidin olema juba Boltis tööl. See tähendab seda, et ma lükkasin äppi järgi, lendasin kodust välja, tegin tellimuse ära ja pärast seda alles tegin oma hommikused toimetused. Läksin duši alla, sõin ja siis tulin tagasi tööle. Ja samal ajal, kui ma seal riidesse sättisin, lendas mul maha peas siis prillid, siis lendas maha mul igipulk, lendas laiali ja mis mul veel, äpardused, nagu järjest hakkasid äpardused tulema, siis ma mõtlesin, oi, ma pean ennast kokku võtma, et mis see tänane päev siis mul siis niimoodi siis algas. Hea küll, elutempo maha võtma või ma olen rääkinud liiga palju mingid asju, mida ma justkui ei saa saavutada ja teadmatus on hetkel selline tore tunne, mis minu sees nagu ringi käib, et mis ma siis täna teistmoodi tegin, iga päev on ju pidupäev ja täna minu pidupäev on ainult täis takistusi, on ju, et kas ma pean vaatama üle oma eesmärgid, kas ma pean vaatama üle, et kuhu poole ma olen teel, kas ma olen ikkagi õigel teel oma elus ja võib-olla tõesti peaks võtma sellist time out iseendale rohkem või olekski pidanud magama täpselt nii kaua, kui mina tahan, sest uni, toitumine, vee joomine, see kõik on meile elus hästi-hästi oluline. Aitäh teile! Süüda ei paikli hea seal, hinges unust on ja muudki veel. Ja sinna lapsen tihti seal tuima hurjus kaoda teed, kestlane olla nukke ja hää. Ja loo mõte selle kõige kokkuvõtteks ongi, et küsige iseendalt küsimusi, mida saan ma veel oma elus paremaks muuta. Praegu igal juhul sütitas see mind uuesti jälle pidusid tegema, arendada ennast, olla selline jätkusuutlik ja kindlasti raputasin ma ennast praegu, et keskendu kõigele heale, mida ma olen oma elus praegu ju kogu aeg nautinud. Et lihtsalt jälgige ennast, ikka meil on nii paremaid päevi kui halvemaid päevi, aga need halvemad päevad on võimalik ka muuta jälle taas heaks. Ja just kui sellised asjad juhtuvad, et äparduse otsa, kui sul päev algab sellisena, siis sa võidki seda muuta täpselt nii, et haarad oma lõnga jupist kinni ja hakkad edasi kerima, sellepärast et elu on fantastiline. Sõidan ma mõnusasti mööda linna edasi ja järsku näen Kaarel Orumäge. Ma mäletan 5 aastat tagasi oli tema Türi burgeri ees ja tal oli ümber hästi palju ägedaid inimesi ja Kaarel Orumägi ütles mulle täna sellise vahva lause, et kui sa teed midagi loominguliselt, siis see tulebki loomulikult välja ja seda rohkem sa naudid oma elu. Ja sa näed mind täna taas jälle sinises tööriietes. Sa tead väga hästi, kui palju ma armastan seda tööd, mida ma teen, kui palju ma armastan seda elu, mida ma elan. Ja